Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena ja mina olen Gertrud. Ja täna on meil külas üks 11 A-klassi õpilane, kes tegeleb profitasemel discgolfiga. Meie ees on Roland Kõur. Aitäh, et sa tulid meie podcasti rääkima ja alustamegi siis soojendusküsimustega. Ütle mulle 3 sõna, millega sa ennast peaksid kirjeldama. See on semmoist huvitav küsimus, et ma enamasti ei mõtle nendele sõnadele nagu nii spetsiifilist, millega ma ennast kirjeldaksin. Aga mulle vist meeldib arvata, et ma olen kohusetundlik, ma olen sihikindel ja mõtlen, mis see 3. hea sõna võiks olla. Äkki lihtsalt lahke või sõbralik, tahaks loota. Ja kui sa peaksid ühte ja sama päeva igavesti elama, siis kuidas sa seda päeva sisustaksid? Selle peale ma olen mõelnud. Või selle peale, et milline nagu oleks võib-olla minu unistuste päev või kuidas mulle nagu ühte päeva meeldiks veetagi rohkem. Nii. Mis võiks olla ilmselt ka see üks päev, mis kordub. Kindlasti see päev oleks kunagi suvel, mingi discgolfi võistlus. Kujutan seda umbes nii, et hommikul ärkan, ma ei pea kindlasti tormama kuhugi, mul on pigem hiline tiiaeg, ehk siis nii-öelda ring algab hiljem. See on rahulikult hommikust, naudin päikestõusu võib-olla, ilmselt mitte, see on liiga vara ja ma nagu ei ärka nii vara kindlasti suvel. Aga veedan aega sõpradega, kellega ma ka reisin discgolfi võistlustega seoses. Mängin kunagi lõunase ringi ära, mängin väga hästi, näen fänne, imetlen loodust ja siis õhtul mängin sõpradega kaarte, käin kuskil ilusas kohas söömas ja lähen magama. Kõlab nagu väga ilus päev. On, tõesti. Tahaks suve selle peale. Oh, Okei, aga mis on sinu lemmikõppeaine koolis? Mulle väga meeldib matemaatika. Mulle meeldib see ülesannete lahendamine. Mul on väga õpetaja Ülle Kõva. Ma tunnen, et klass on ka selline, et nagu kõigile meeldib neid ülesannete lahendada. Ma saan alati teistega arutada, abi küsida ja nagu mõtteid vahetada, kuidas siis ühte harjutust oleks mõistlikum lahendada. Ja selles matemaatika on väga eluline ka, et ta ongi elus paratamatult tuleb probleeme lahendada ja võimalikult ratsionaalselt. Ma arvan, et seda matemaatika õpetabki ja ta õpetab mõtlema just. Võib-olla võrreldes mõned ainetega, kus pannakse natuke rohkem rõhku päheõppimisele, siis matemaatikas õpitakse nagu just mõtlema minu arust. Loogilist. No siis on reaalklass õigesti valitud seal. Jaa, aga mulle meeldib ka ajalugu tegelikult. Sest ajalugu, mulle meeldis ta rohkem põhikoolis. Ma rääkisin sellest ka sisseastumise vestlusel. Mul oli nagu tohutult hea ajalooõpetaja, kus iga kord, kui ma põhimõtteliselt tunnist välja tulin, see oli täpselt see veider tunne, mis on siis, kui te kõnnite pärast filmi kinosaalist välja, kus on nagu lähed tagasi tavaellu, aga olid nagu alles kogenud mingit täiesti teist lugu, mis nagu haaras siin niivõrd sinna teemasse. Ja mu õpetaja oli nagu nii hea jutustaja, et ma ei saanud põhimõtteliselt ajalootunnis arugi, et me õppisime, sest ei olnud mingi erilist konspekteerimist. Eks igaüks konspekteeris nii palju, kui tahtis. Aga õpetaja oli ise nii haaratud teemast, oli näha, et oli väga haritud inimene. Ta oli kindlasti palju raamatuid lugenud ja ta lihtsalt rääkis südamest ja oli nagu päriselt tore kuulata. Ägedad lood olid. Mis koolis sa käisid varem? Tartu Variku koolis. Mu ajalooõpetaja oli Katrin Klaassen. Sükest õpetajat on varem kõigil vaja. Ja mis on sinu lemmiktoit praegu, mida sa tahaksid süüa? Sellele ma mõtlesin alles üleeile mõtlesin sellele. Ma ei tea, kas ma nagu julgen seda paigutada tõesti lemmiktoiduks. Aga ikka iga kord, kui sellele mõtlen või küsitakse midagi sarnast, siis mul tuleb pähe üks selline riisiroog. Nimi on paella, kirjutatakse paella, hääldatakse paella, nagu pärineb Hispaaniast. On selline suur riisipada, tihtipeale tehakse, võidaks teha väiksem pada 2 inimesele, aga tihti tehakse ka 4-6 inimesele, nagu väga suurtes pottides seda. Ja klassikaliselt on ta mereandidega, aga on ka variante kanaga ja pardiga ja nii edasi.
kas sa oled ise ka kunagi valmistanud seda? Ei valmistanud ei ole, ma olen söönud ainult. Okei. Jätad kokkamise siis teistele pigem? Jah, aga kunagi kindlasti proovin ära. Kas sa oled nagu köögiga sina peal või ei ole? Ei ole. Ma saan väga edukalt hakkama muna praadimisega ja munapudru tegemisega. Aga üldiselt emme kokkab, mina söön, tänan teda ja ma arvan, et kõik on õnnelikud. Ema tehtud toit on alati kõige parem. No jah, võib-olla küll jah. Jah. Ja muna praadimine on üldse tegelikult omamoodi oskus, paljud ei oska sedagi, nii et. Mis on esimene asi, mida sa hommikul teed? No, lülitan äratuskella välja. Mul on telefoni, panen üldiselt laadima laua peale nagu voodi suhtes siis teisele poole tuba, mis ma olen nagu alati seda teinud. Ma ei ole probleemi nagu äratuskella peale suht kohe voodist püsti tõusta, astuda need paar sammu ja siis välja lülitada. Nii et see on esimene asi, esimene. Kas sa lähed siis tagasi ka magama või sa oledki juba püsti ja tegutsed? Ei, ma ei lähe. Ma üldiselt siis teen voodi korda ja lähen kööki. Päris hea taktika tegelikult. Enamused snuusivad ja siis magavad edasi. Ja ma olen üks neist. Aga lähmegi edasi põhiosa juurde ja nagu meil klassikaks on kujunenud, siis palun kirjelda iseennast inimestele, siis, kes ei tea sinust midagi ja kuulajatele. Minu nimi on Roland Kõur. Ma käin Hugo Treffneri gümnaasiumi 11. A-klassis. Ma tegelen väga võrdlemisi heal tasemel discgolfiga. Ma olen discgolfi mänginud, ma arvan, peagi 9 aastat äkki umbes. Tõesti kaua juba. Ja viimased paar aastat veedan 90% suvest kuskil välismaal võistlustel, sest see on nagu see põhidiscgolfi hooaeg. Mängin nii-öelda ülemaailmset profituuri. Eelmine aasta mängisin ka 2 major võistlusel, mis on nagu discgolfi kõige prestiižsemad, kõige nii-öelda kõrgetasemelisemad võistlused. Vabal ajal, on ikka palju hobisid, mida mul on meeldinud harrastada, aga praegu ma kooli, discgolfi ja nagu lihtsalt sõprade kõrval võib-olla midagi muud ei paigutakski, mis mind nii väga paelub või mis kuidagi märkimisväärse aja minu päevakavast nii-öelda endale hoomab. Jah, kui nüüd mõni inimene kindlasti ei tea, mis asi on üldse discgolf. Tee paari lausega nagu ABC selgeks. Discgolf on nagu golf, aga palli ja kepi asemel on ketas ja kepi asemel võiks öelda, et on käsi. Ühesõnaga viskad lendavat taldrikut, sisuliselt on spetsiaalsed ehitised, mis püüavad selle lendava taldriku kinni ja tulebki nii-öelda kindla koha pealt, kus rada algab, mida nimetatakse tiialaks, murumatt, tuleb sealt visata sinna korvi, ketas võimalikult vähest visata arvuga. Ja see ongi mängu eesmärk. Iseenesest tundub lihtne, et mis see siis raskeks teeb või et see on ikka päris maailma tasemel mäng. Et mis on need olulisemad osad seal? Seal on tohutult palju nüansse. Võib-olla põhiline, kus kõik algab, on juba puhtalt see visketehnika. Et kui ei ole mingit väga head spordipõhja, siis esimest korda mängi minnes on nagu väga raske aru saada, kus ketas lendama peab ja tihti peabki veetma lihtsalt tohutuid suuri või tohutut pikki tunde platsi peal või kuskil niimoodi analüüsides põhjalikult nagu see tehnika paika saada, sest täpselt ja kaugele on visata võimalik ainult hea tehnikaga. Nii et kõik algab sealt, aga lisaks sellele on kettad on tohutult palju, bränd on tohutult palju, kettamudeleid tohutult palju, erinevad plastikuid. Et igaüks peab kindlasti leidma need, mis talle meeldivad ja sobivad. Samuti rajad on väga varieeruvad. Radadel võivad olla veetakistused, erinevad sellised kunstlikud takistused, kus ongi keeluolad, kuhu ei tohi visata. On mandopuud, mis on puud, kus peab kindlalt poolt mööda viskama, kas vasakult või paremalt, või on ka sellised topeltmandod ja trippelmandod, mis on nagu väravad enam-vähem, kust pead läbi viskama. Ja kord võivad olla kallakute peal, ketad võivad tihti maandumiselt põrgata eemale, peab arvestama sellega, et nagu
ei viska päris korvi alla, vaid viskad korvist 5 meetrit ühele või teisele poole või 10 meetrit isegi ja siis ta põrkab ilusti kohale. Ja tuul mängib tohutult suurt rolli. Nagu tormis ilmaga kett lendavad täiesti teistmoodi. Ja kõik vead, mis sa teed nii-öelda väga tuulis ilmaga, võiks öelda, et ma ütleks, seal on selline ruutsõltuvus, et nagu viga tõstetakse ruutu. Eks kui sa teed väikse vea, siis on nagu ikkagi päris suur viga. Kui sa teed suure vea, siis on tohutult suur viga. Ketas lendab nagu väga valesse suunda. See kõlab tõesti nagu matemaatika ülesanne, milles on nii palju tundmatuid ja kõike peab nagu lahendama mingi õige nurga ja õige tugevuse välja. Ma ütleks, see on selline teatud nii-öelda nägemine, mis tekib, kui sa lihtsalt oled käinud palju. Üks hetk lihtsalt hakkad nagu aru saama, et isegi kui nii-öelda korra on nagu väikse kallaku peal või puud paiknevad kuidagi täpselt niimoodi, et nii-öelda vasakul pool on nagu seal, puud ei ole nagu täpselt kõrvuti, vaid võib-olla on see, et vasakpoolne puu on natuke kaugemal, siis sealt on parem nagu joonistada läbi sellise nurgaga, et ketast tuleb nii-öelda vasakult paremale, et see puude vahe nagu oleks natuke suurem. Seda on päris raske kuulata, aru saada, aga tekib nagu teatud selline visioon, et kuidagi rajal hakkad kohe tunnetama, mis on need õiged visked või mida rada nõuab sinult. Aga kas sa mängides siis analüüsid ka läbi kõik, et sa seisad seal selle platvormi peal ja siis mõtled hästi pikalt, et mis nüüd need õige nurgad ja asjad on või sa panedki siuke tunnetuse pealt, et sa oled juba sellel tasemel või kuidas? No, mängid on erinevaid, aga mõtlema peab kindlasti. Ja ütleme nii, et see eeltöö tehakse tihti treeningringidel. Kindlasti enne võistlust mulle meeldib mängida vähemalt 2 treeningringi, ideaalselt 3, et just, et rajaga tutvuda. Aga see ongi täpselt selline, et sa võid raja enda jaoks selgeks teha treeningpäevadel ja kui võistluspäevadel on täiesti teised olud. Vihmast ma enne ei rääkinudki, aga vihmaga on lihtsalt rõve võõs olla ja discgolfis samamoodi. Aga kui võistluspäevadel näiteks tuuline või tuul puhub just teisest suunast, siis samamoodi pead põhimõtteliselt uuesti hakkama seda rada mõtestama enda jaoks. Nii et see sõltub palju mängijast. Kindlasti on mõned, kes lähevad nii-öelda vabamalt peale, lihtsalt viskavad. Ja tegelikult selles on ka teatud mõttes võlu. Aga ma tunnen, et ma ikka pean natuke süvenema, analüüsima. No just tuul on see kõige tähtsam, ma ütleks. Ma tunnen, et ma saan väga hästi hakkama nende visete tagamisega, kui ma tean täpselt, mida ma pean tegema. Aga nii palju nii tihti jääb see sooritus üldse selle taha, et ma võib-olla ei loe õigesti olukorda või nagu isegi ei tunneks oma kettad õigesti, kus teed selle viske, mis sul oli plaanis, aga ketas käitub teistmoodi ja vahepeal ei saagi midagi teha selle üle. Vahepeal lihtsalt tuleb mingi tuulepuhang teisest suunast järsku või tuleb tugevam tuulepuhang, mis iganes. Et selline see mäng on. Ma olen näinud ka discgolfereid, kellel on hästi suured siuksed kotid, mis on täis mingi, ma ei tea, mitu ketas seal on. Et kas sul on ka siuke, mitu ketas sul siis on? Jaa, mul on kaasas võistlusringil 25 ketast kindlalt, umbes 25 ketast, jah. Ja sa mängid kõigiga? Ei, ma arvan, et sellist ringi tõesti ei ole, kus ma nagu kõik kasutaks. Aga see on ikkagi selline, et jaa, ma arvan, et see on ikkagi selline, et sõltuvalt rajast sul on sellest vaja erinevaid kettaid. Aga võistlusringil jah, ma arvan, et ma kasutan 25 ketast selline 15 äkki. Et ikka kujunevad välja need põhikettad. Ja tihtipeale ongi see, et kui on olukord, kus saab nii-öelda, võib-olla saab erineva kettaga rünnata, siis tihtipeale lähed ikka otsustad selle ketta kasuks, mis on nii-öelda saanud kuidagi südame lasemaks või millega tunned lihtsalt, selle kettaga sa ei eksi näiteks. Ja vahepeal tekibki selline side või mugavustunne mingi kettaga, siis kasutad neid ikka rohkem. Sa enne enda ideaalse päeva juures mainisid ka, et sulle meeldib üks kindlasti võistlusel käia. Et kas sa oledki siis pigem siuke võistlushimuline inimene, et meeldib rohkem võistlused kui trennid ja saad ka näiteks võrrelda võistlemist välismaal, sest et sa mainisid, et sa teed seda ka päris tihti, eriti suvel? Jaa, kindlasti. Mulle meeldib võistelda, ennast proovile panna. Võib-olla ilmselt ka natuke laiemas mõttes kui ainult discgolf ja võistlused. Ja
Eestis ja välismaal võistlemine on kindlasti erinev. Muidugi see sõltub väga nii-öelda konkreetsest võistlusest. Lihtsalt noh, kui mina satun välismaale, siis ma lähen mängima suurt võistlust, mingi profiturniiri. Et Eestis, võib-olla kui ma mõtlengi Eestis võistlemine, siis ma mõtlen neid väiksemaid võistluseid, mida ma mängin Eestis, aga välismaal ei mängiks kindlasti. Küll aga Eestis on ka sellest Eestis eelmine aasta oli ka üks ülemaailmse profituuri etapp Tallinnas lauluväljakul ja aasta enne seda toimusid Euroopa meistrivõistlused samamoodi Tallinnas lauluväljakul. Et see ei pea olema välismaal selles mõttes, aga ma ikkagi näen ennast mängimas mingit suurt võistlust kindlasti, kus on tegelikult võib-olla ideaalis see võikski olla just see sama Tallinnas lauluväljakul toimuv profiturniiri etapp. See aasta toimub seal ka võistlus ja ta ei ole enam lihtsalt pro-tuuri etapp, vaid on juba major staatusega, nagu ma rääkisin eelmisel aastal 2 võistluse kohta, kus ma käisin. Nüüd on ka sellel võistlusel major staatus, et ma arvan umbes 4 võistlusest äkki, 4-5 võistlusest terve aasta peale, mis on siis selle tähendusega või tähtsusega tähendab. Okei, me oleme väga palju rääkinud siukest nagu tehnilisemat poolt, aga nagu kuidas näeb välja su igapäevane nagu treening või kuidas seal, kui sul ei ole võistlused, kuidas sa treenid iseennast ja mitu korda nädalas? Talvehooajal ma nii-öelda discgolfi käin mängimas kindlasti mitte nii tihti nagu suvel, kevadel, sügisel loomulikult. Nädalavahetuseti ikka, vahepeal nädala sees, kuidas kunagi. Aga ma üldiselt käin jõusaalis mingi 2-3 korda nädalas ja teen putitrenni, ehk siis harjutan nii-öelda neid lähedalt sisseviskeid. Et kui on selline pehmem talv, siis mulle meeldib lihtsalt maja ees puttida oma korviga. Kui on sellised karmimad olud, siis ma olen käinud ka siseruumides treeningsaalides tegemas seda mingi kambaga. Ja see off-season siis võiks öelda, see on talveperiood. Ma ei ole sinna väga palju jõudnud, aga eelmine aasta küll käisin Annemõisas jalgpallihallis loopimas. Et seal on ruumi, tegelikult diagonaalis on päris palju ruumi, et saab ikka, kõik visked saab ära teha. Et seal saab nagu talvistes oludes ka nii-öelda normaalse muru pealt visata ja samamoodi sputti teha. Ja kas suvel on ka mingi siuke olukord tekib, et kui sul on nii palju võistlusi järjest, et siis võistluste vahepeal ei jõuagi midagi nagu treenida? Ja ajaliselt, üks asi ongi see, et ajaliselt sul võib-olla jääbki seal 1-2 ja need päevad kindlasti ma tahan kasutada puhkamiseks. Ütleme nii, et võiks öelda, et üks asi on see füüsiline puhkus, et sa lihtsalt nendel päevadel ei viska kettaid. Teine asi on see mentaalne puhkus, sa ei taha mõelda ka discgolfile. Sa pead nagu järgmine nädal aega, sa pead jälle discgolfile mõtlema. Et kindlasti on oluline ka mitte võistlustega üle koormata ennast, et mulle üldiselt meeldib niimoodi maksimaalselt 4 võistlust järjest mängida, mis tähendab ikkagi 6 aega järjest võistlused. Jah, ma arvan, et see kindlasti discgolfis on ta just olulisem nii-öelda mentaalse poole pealt, et sa ei mängi nii palju võistlused järjest, sest see lõpuks hakkab kurnuma. Discgolf sarnaselt golfilegi on väga suuresti mõtlemise mäng. Kõik oskused võivad olla, aga kui nagu mentaalse mänguga ei ole kõik korras, siis sa ikkagi ei pane seda mängu kokku. Teistes spordialal täpselt samamoodi tegelikult, sest võib-olla veits vähem selle mentaalse poole pealt ja rohkem füüsilise poole pealt, kus ei saa ennast nii-öelda ära väsitada, täiesti kuidagi tühjaks sportida ennast. Kas sul on endal ka mingi siuke pikemaajaline eesmärk seatud, nüüd kui sa nii kaua oled ikkagi mänginud juba ja jätkad ka mängimist, et eeldad jõuda siukeste kõrgema professionaali tasemele või kuidas sellega on? Discgolfis on selline asi nagu rating, mis põhimõtteliselt näitab seda, ongi kindel number, mis näitab, ma tahaks öelda, näitab kui hea sa oled, aga päris täpne olles näitab seda, kui hea sa oled olnud. Sest ta analüüsib analüüsib viimase aasta kõiki võistlusringe. Et üks selline tore aspekt on nagu alati selle sama numbri tõstmine.
mis noh, paljudele on selline, paljudele läheb korda, mulle ka pigem, aga ma ei ole nii-öelda mingeid väga kindlaid numbreid seadnud endale eesmärgiks, kuhu ma tahaks seda reitingut tõsta. Ma vist ütlesin seda mingis intervjuus veel, kunagi enam hiljuti, et tahaks rõõmu tunda disc golfist. Nagu tahaks võistelda nii, et mulle meeldib seda mängu mängida, sest sellepärast ma ju hakkasin seda mängu mängima kunagi. Et oleks väga paha, kui see teatud sära kaoks ära. Et ja ma olen seda ka öelnud, et mängin disc golfi, sest mulle meeldib disc golfi mängida. Nii et ma arvan, et ma lihtsalt jätkan seda teed pidi. Ja kust sai see siis alguse? Et räägi lühidalt sellest ka. Miks? Ma käisin pere ja sugulastega Vooremäel seenel ja kunagi minu arust 2016. aastal äkki, oligi siis 9 aastat tagasi enam-vähem, tehti Vooremäele disc golfi rada ja mul on maakodu on väga Vooremäe lähedal ja ma kindlasti käisin seal nagu mitmeid kordi enne seda, kui see disc golfi rada sinna tuli. Igal juhul ma arvan, enam-vähem siis, kui see disc golfi rada sinna tuli, me käisime seenel ja siis loomulikult ma panin uusi korve tähele või ma ei oska mitte midagi arvata neist, aga mu sugulased oskasid rääkida, mis asi see on. Ma mäletan, meil olid nagu seenepurgid kaasas, siis ma proovisin purgikaanega visata korvi või korvi suunas ja sugulased oskasid rääkida natukene. Ma ei mäleta, kas neil võib-olla isegi olid mõned üksikud kettad tol ajal ja igal juhul läksime proovima mingi päev, ma ei mäleta, kas just sinna samma Vooremäel tagasi, võib-olla hoopis Tähtveresse Dendroparki Tartus siis. Igal juhul hakkasime nii-öelda käima niimoodi, Mart äkki kord kuus, võib-olla isegi veits tihedamini, siis mina oma vanematega ja sugulastega. Ja üks hetk oli kuidagi nii, et ainult mina ja isa käisin mängimas ja sugulased nüüd käivad ainult siis, kui meie neid kutsume, mitte vastupidi. Aga mis oli esimene nii-öelda hetk, kus sa tundsid, et nagu mul tuleb täitsa hästi välja, et võiks sellega nagu isegi võistlustele jõuda ja niimoodi tõsisemalt tegeleda? Disc golfis on võistluseid on väga erineval tasemele, korraldatakse ka nii-öelda iga nädal toimuvaid nädalamänge, mis on ka põhimõtteliselt võistlused ja kunagi, kui mina läksin oma esimese nädalmängule, siis need kindlasti olid võistlused mu jaoks. Aga ma arvan, et selline nagu teatud murdekoht oli 2021. aastal äkki. Kuidagi tol aasta kevadel, mäletan, ma sain kutse koondise laagrisse ja hiljem ma sain ka kutse koondisesse Euroopa meistrivõistlustel osalema. Aga kuidagi see kevad oli just selline, et ma ei mäleta, kas ma eeldaks, et ma nagu hakkasin füüsilises mõttes ka kasvama enam siis nagu veits rohkem. Ja siis kuidagi järsku viskel oli pikkust juures meeldivalt palju ja üldse mäng oli selline natuke küpsem. Nii et see, mõttes 2021 aasta selline kevad-suvi tegelikult, terve see disc golfi hooaeg oli selline koht. Okei, ma olen päris pikalt juba siin rääkinud seega, ma arvan, liigume natukene siit disc golfi juurest kõrvale. Vaadates su Instagrami, sa oled väga tugeva brändi nii-öelda loonud endale, et sul on nagu päris aktiivne oled, vaatasin, sul on sponsor olemas, et räägi veidi, et kus see tahe tuli, et kas see tuli sinu seest või kuidagi väljaspoolt nagu tuli see tõuge, et peaks veidi looma mingit nagu enda brändi. See küsimus tuli selles mõttes heal ajal, et ma just rääkisin sellest 2021. aastast, just kevadest ja täpselt siis kevadel ma tegingi endal Instagrami konto. Aga ma toona küll ei mõelnud nii väga selle peale, aga hakkasin vaikselt mingit posti tegema, kajastama võistluste tulemusi peamiselt ja ma ei teagi millal, aga sellest nüüd mul on nagu väga, nüüd ma saan väga hästi aru, et disc golfis ütleme nii, et see sotsiaalmeedia kajastus ja isikubrändi loomine ja jälgijaskond on vähemalt sama olulised kui nii-öelda sinu mängutase ise, sest lõpuks selle ala, kui tahta seda ala elukutseliselt teha, siis ja saada endale head sponsorlepingud kettatootjatelt, siis sa pead oskama pead oskama kettaid müüa ja väga head tulemused müüvad ka kettaid, aga samamoodi müüvad kettad ka see, kui sul on see oma jälgijaskond
fännibaas, kui sa lood sisu ja nii edasi. Et ma mõtlen kindlasti praegu sellele, ma üritan seda kontot aktiivsena hoida, muidugi nii-öelda siin talvehooajal võistlused on vähem, siis ma ei postita ka nii palju, aga natuke ikka. Ja ma ütlen küll, et ma nagu proovin seda aktiivsena hoida, aga see ei ole mingi üle jõu käiv asi, et ma lihtsalt teen seda. Pigem meeldib, ma ütleks. Aga põhimõtteliselt see oli selle eesmärgiga, et saada endale just sponsoreid? Niivõrd kuivõrd, kindlasti natuke seda ka. Ma ei mäleta ausalt öeldes, see oli umbes 4 aastat tagasi nüüdseks. Aga see koostöö, mis sul on, ma sain aru, et sa oled oma ketta välja vastab seda üle. Kuidas see nagu välja nägi, kas sulle läheneti või sa ise kuidagi andsid märku või kuidas see üldse töötab? Selle kettatootjaga, kellega ma nüüd olen 2 aastat lepingu sõlminud, oleme me 2 aastat juba koostööd teinud. 2022. aasta oli mul üpris edukas ja aasta lõpus nad ise kirjutasid mulle. Nad pakkusid mulle sponsorlepingut ja mul oli üks teine pakkumine veel, aga lõpuks otsustasin siis nende kasuks. Ja see oli nüüd enam täpselt aasta aega tagasi äkki, kui tulid välja esimesed kettad selle minu nimega. Et kui te küsite, et millest need välja nägid, ma ei tea, kas te mõtlete nagu visuaalselt, mis seal ketta peal oli? Ei, mitte seda, ma arvan, et seda pilli saab panna, kui vaja vaadata. Saavad ise minna vaatama Instagrami väga huvi pakub. Aga milline see ketas, nagu mitte välimuselt, vaid kas ta oli mingi puter või? Ta oli keskmaketas, ülestabiilne keskmaketas, et ülestabiilne peaks meid seletama vist. Ega mina küll ei teada seda. Võid küll seletada. Ülestabiilne või kettad nagu üldpildis võib jagada alastabiilseteks, sirgeteks ja ülestabiilseteks. Et nii-öelda ülestabiilne ketas lõpetab kiiremini oma lennu sinna, kuhu ta peab lõpetama, võiks öelda. Et nii-öelda tagantki viskel ketas peab lõpetama vasakule, loomulikult lõpetab vasakule. Ja siis ülestabiilne ketas lõpetab nii-öelda kiiresti vasakule. Samal kui alastabiilne ketas võib-olla läheb natuke sinnapoole ja siis lõpetab vasakule. Ja miks sa just selle või sa said ise valida selle? Ja ma sain valida. See oli üks nii-öelda uutest mudelitest, mis Pro-diskusel välja tuli ja tundus selline ketas ka, mis võiks meeldida ja sobida nii-öelda laiemale mängijaskonnale, et kindlasti mulle ja teistele nii-öelda väga headele mängijatele võiks olida nii-öelda sobilik kotti panemiseks, aga algajatel samamoodi, et lihtsalt midagi sellist, mis võiks kõigile sobida, mis võiks kõigile nii-öelda teekotti leida. Ja, nii et kuulajad, kes mängivad discgolfi või on plaan minna mängima, pange kõrva taha. Aga tagasi sotsiaalmeedia juurde tulles, kindlasti kaasneb sotsiaalmeediaga ka palju tähelepanu, et kuidas sa sellesse suhtud? Suhtun. Ei mul on nagu okei jälgijaskond, aga ma ei ole kuulus ega midagi. Nagu mitte lähedale isegi, et ma olen täiesti tavaline inimene. Ma ei oska midagi muud öelda siia küsimuse peale. Jaa, kui me nüüd konkreetsemalt lihtsalt võib-olla mingid intervjuud ja podcasti kutsed ja sellised võib-olla uudised, et igal inimesel neid ei ole ja mõni inimene nagu hoiab neist kohe eemale, et neile ei meeldi selline tähelepanu, kas sa pigem nagu lihtsalt oled okei sellega või naudid seda või lihtsalt on nagu, et kui sa tahad teha discgolfi, siis see käib asjaga juurde. Ei mingitel võistlustel ikka on see, et fännid tulevad ligi, küsivad autogrammi või tahavad tutvustada, aga see ei ole nagu, loomulikult see käib asja juurde ja see on minust väga tore, et ma ei tunne, et mu tavaelu oleks kuidagi erinev selle võrra, ainult võistlustel ja isegi siis võiks öelda, et nagu ainult pärast selle võistlusringi lõpetamist, kui sa seal viimasel rajal kõnnid läbi mingist rahva hulgast, siis saad nagu teatud mõttes rohkem tähelepanu. Lähme siis äkki edasi kooli juurde, et kuidas on siis kooli kõrvalt discgolfi mängimine, et mis need positiivsed küljed on? Räägime just Treffneri kõrvalt siis. Ma olen alati saanud loa võistlustele minemiseks, kui olen pidanud küsima nii-öelda seda
pikaajalise puudumise tõttu nii-öelda neid allkirju koguma pidanud. Aga ma arvan, et ma saan oma asjadega väga hästi hakkama, et loomulikult siin nagu väärtustatakse väga õpitulemusi, aga Marku linnetega on väga heas korras kõik ja ka siis, kui ma käin kuskil võistlemas, ma ütlesin ka üks neist 3 sõnast, mis ma ütlesin, oli see kohusetundlikkus, et ma ka siis, kui ma võistlustel käin, võib-olla on natukene raskem kindlasti järele õppida mingeid asju, siis ma ei lähe nii-öelda tegema lihtsalt, või ei lähe lihtsalt mütsiga lööma või kuidagi 3 peale ära tegema neid asju, vaid ma teen ikka asjad selgeks endale. Ja ma tahaks arvata, et selline koostöö minu ja õpetajate vahel on väga edukas olnud ja jätkub samamoodi. See on hea kuulda, et kooli ei sega discgolfi ega discgolfi ei sega kooli. Et oled leidnud sümbioosi seal. Ja, et võib-olla võlu ongi selles, et ma ei tea, kuidas sa ise arvad, et kui sa oled milleski väga hea, et siis keskendudagi sellele, et omada võib-olla ongi 2 fookust, kooli ja discgolf ja siis on nagu lihtne asju nagu enda aega sobitada. Jah, võib-olla tõesti. No ma ütlesin enne ka seda, et ma vist nagu midagi muud ei paigutakski vaata oma ajakauva, et lõpuks midagi hästi teha on nagu, mul vaja päris head fookust hoida, ei saa nii-öelda kõigega tegeleda. Kas ütleksid, et mõnes mõttes sinu edukus ongi sellele ka baseerunud, et sa oled jaotanud enda fookuse just hästi kitsaks ja näiteks vaatame, et kui on ka mingid muud hobid, näiteks sinu rokiroog, et selle tegemise ja keegi oled jätnud kõrvale näiteks? Võib-olla natuke tõesti, et siin ongi september kuni mai, miks nii-öelda koolikuud on, võiks öelda, et mu elu ongi ainult kooli discgolf ja ma ei tea, pere ja sõbrad. Nii on need asjad väga hästi toiminud ja ma ei näe põhjust nagu midagi muuta. Juhusi nii peavad asjad olema. See on hea kuulda. Hakkame siis vaikselt otsi kokku tõmbama ja oleme jõudnud viimase ploki juurde, mis on soovitused. Ehk siis palusime sulle ette valmistada ühe soovituse. Nüüd on see aeg, kui sa saad seda jagada. Ma arvan, et kõik võiksid leida endale midagi, mis paelub neid nii väga ja midagi, see ei pea olema sport loomulikult. Minu jaoks on see discgolf, aga see ei pea olema sport. Midagi, mis paelub neid nii väga, et discgolfiga seoses ma tihti pean nagu nädalavahetusel ja suvel ka pean väga vara ärkama. Aga mul ei ole kunagi halb meelde teha, sest ma alati väga õnnelik, kui saan discgolfi mängima. Siis tihti, isegi kui ma pean väga vara ärkama, siis ma olen tihti peal üleval enne äratuskella. Ja ma arvan, kõigil võiks olla midagi sellist, midagi, mis paelub neid nii väga, et nad on valmis nädalavahetusel ärkama sama vara kui koolipäevalgi selle nimel. Midagi, millesse ollakse valmis pühenduma. Väga armas soovitus. Ja ka discgolfi osas siuke soovitus äkki, et kuhu sa soovitaksid minna siis näiteks algajale ja siis harrastajale mängima nagu platsi? Tartus on meil linnas on 2 rada, Roosi discgolfi park ja Tartu Tähtpäev Dendro park. Roosi discgolfi park on kindlasti neist 2 algajasõbralikum. Samuti on Tõrvandis on Respo discgolfi park, mis on ka, ütleme vist nende 2 vahel äkki enam-vähem. Aga Roosi park sobib väga hästi algajale, harrastajale, ma ütleks ka edasi mängijale. Ma käin ise ka tihti väga seal mängimas. Nii et ma ütleks, et minge Roosi mängima. Aga suur aitäh, et sa tulid ja rääkisid meiega. Ma arvan, et sai kindlasti palju nippe ja ma loodan, et me saame ka uusi discgolfi huvilisi juurde võtta. Midagi. Nii, ja loomulikult külalistele ka, nagu sul on sponsor, siis meil on ka. Ja väike siis magusamps ja energiat juurde sinu võistlustele ja tegemistele, siis õpilasfirma 4Oats on pannud sellised energiapallid kokku, et mõnusat nautimist siis. Aitäh, väga armas. Aitäh Rolandile, aitäh ka meie kuulajatele ja meie sponsorile, õpilasfirmale 4Oatsile. Jälgige meid ka Instagramis ja kohtume taas juba järgmisel esmaspäeval.